Tšauka ja tere aasta 2026 on kätte jõudnud jaanuar. On selline jaanuari algus, mõnusalt aeglane aeg. Ja ma mõtlesin tänase videoga jagada teile vahelduseks ilutooteid, uuemad ilutooteid. Ma olen just käinud duši all. Me teeme täna selles mõttes sellise video, kus me saame koos valmis. Nagu näed, mul on juuksed veel veidi märjad. Rätik siin ukse najal kuivab ja me oleme jõudnud siia meegi laua äärde. Ma jagan teile muidugi ka enda duši rutiini. Pärast duši, mis ma nahale kannan, juustele kannan, kehale kannan. Ja siis me jõuame tagasi siia meigi laua juurde, et jagada siis uuemaid meigitooteid, mis on minuni jõudnud või mida ma olen endale ostnud. Ja millega kõige uue ägedaga siis seda uut aastat 2026 aastat alustada. Me alustame ühe väga-väga toreda lemmikuga eelmisest aastast. See on Magrada siis huulepalsam, nende virsikuma, mis on siis läbipaistev. See on imeline. Kes ei ole veel seda proovinud, siis tuleb siis hästi klassikalises huule, ütleme sellises palsami pakendis. Jääb ka õrnalt läikima. On justkui 2 ühes. Tugev niisutus, kaitse, ta ei ole liiga õrn või selline vesine, et ta nagu valguks kuhugi ära. Eriti praegusel külmal ajal, nagu huuled vajavad sellist kaitset ja niisutust ja see on seda mulle tõesti andnud. No hakkab vaikselt otsa saama. Et see on tõesti üks eelmise aasta lemmikumaid huulekaid, kui mu huuled on kuivad ja vajavad kaitset. Just sellist nagu kihti näiteks külma tuule või vihma või mille iganes eest. Aga tahtsin ka näidata, et mul on tegelikult olemas juba ka uus Magrada oma, aga see nüüd on toonitud versioon. Lihtsalt, et saan sulle siit näidata, mis on siis mustika oma. Koostis on sama, toime on sama, aga tal on natukene selline tumedam perri väike marjatoon. See võib olla väga ilus mõne huulepliiatsiga igapäevaseks selliseks huulelukiks kasutada. Aga tõesti, need on olnud imelised ja täielikult lemmikud. Ja nii kass juhatab meid vannituppa. Ja mu duši asjad on nüüd siin. Ma just tahangi näidata teile, et ma kasutasin täna siis K18 Detox šampooni. Ma olen nüüd K18 katsetustel olnud natukene aega. Et selline sügapuhastav šampoon alla 2 korda kasutasin, sümpaatne. Esmamulje on väga hea. Ja siis, ütleme, tegin juuksed nii kuivaks duši all, kui ma sain. Ja siis kasutasin nende nii-öelda väga-väga kultustooteks juba saanud juuksemaski. Seda ma olen nüüd 2 korda kasutanud, et esmamulje on samuti väga hea. Peaks siis töödeldud, ütleme katkisi, tõesti selliseid kahjustunud juukseid väga hästi taastama. Nii et nende osas ma olen nüüd siin, ütleme, katsetamas. Mul on siin ka Pure Shores'i. Minu lemmikud juuksemaskid on endiselt fruktisamad, need on super hea koostisega. Ja ma olen varsti tahaks proovida ka Chlorane šampooni, milleni ma veel ei ole jõudnud. Ja siis muidugi nahahaldus, eks ole. Teeme kapi lahti. Nahahalduse kapike on mul siin. Ma kasutasin täna Smoothie Skin'i piimetoonikut. Mul on ka siin Perici oma ja hästi tore selline Bioderma sprei, et kui sul on punetused, ärritused. Tal on selline Sensibio sari, kus kõik tooted on väga hea inkiga või enamus minu meelest peaksid olema, sest on tundlikule nahale, et põletuse punetuse korral selline rahustav sprei siit. Ja ma olen ka katsetamas Joigi siis sellist koorivat toonikut, see nüüd on nende väike reisi suurus. Joigil on väga palju reisi suuruseid, saate katsetada alustuseks väikseid. Ja siis panin siis seda. Ja siis ma vist haarasin siit tagant Perici niisutava seerumi. Siit eest saan kohe jagada, ma olen ka kasutanud Cosrx'i Propolis Light Ampuli. See on väga mõnus selline niisutav, kerge keel ja seerum, mis peaks olema väga hea hommikuti just antioksidandina, naha särastajana. Siis muidugi silmakreemina ma praegu kasutan Perici oma, väga mõnus Eesti looduskosmeetika, hea koostis, kreemine, väga mõnna.
Siin on 2 uuemat joigitoodet, mida ma olen ka katsetamas. Joigi selline, ütleme, öine intensiivhooldus bioretinoliga ja nende selline klassikaline hüaluroonahappe baasil niisutav siis kreem, ütleme päevaseks kasutamiseks rohkem. Või kui ma siis sellist retinoli hooldust õhtuti ei taha teha. Aga täna ma kasutasin näokreemina hoopis sellist brändi nagu Aiva The Cream. See nüüd on saadetud mulle Vegepure e-poe kaudu. Panen kõigi toodete lingid ka teile video alla. Väga mõnus kreem. Ta on lõhnastatud küll. Selline natukene meenutab nagu kaneelisaia lõhned. Hästi mõnna. Aga imeline inkiskoor, umbes 18-20. Hästi puhtad koostised, et soovitan uudistada Aiva kosmeetikat. Nii et nahahooldus oli siis midagi sellist. Ja siis siin all on mul sellised keha ja näopuhastustooted. Kasutasin ka, mul on siit kohe näidata Pure Source'i Hair Juice'i, et siis anda juustele kuuma kaitset, sest et ma ka kavatsen neid kohe föönitama hakata. Kui sul nüüd siit jääb miski toode hinge peale, siis anna mulle märku ja järgmises videos saan teile natukene rohkem rääkida. Minu siis magamistoa meiginurgakene, kus me tavaliselt filmin, asub siin. Kassikene on võtnud endal tuduasendi sisse. Ja siin ka, ma jätsin vist paar toodet ka siia teile tutvustamiseks, et juustesse enne nüüd spreid ja pärast duši alt tulemist esimese tootena ma kasutasin sellist juukseseerumit Viviscalilt. See peaks siis juukseid tihendama või hoidma neid, ütleme, katkemise eest, neid natuke tervendama. Hästi mõnusa vesise konsistentsiga, et mul on meeldinud, ei tee juuksed üldse raskeks. Ja inki jääb sinna umbes 90 kanti, et ei ole väga hull, et täitsa okei. Ja kehakreemiks oli täna täielik klassika Garnieri Body Superfood, just see kakaovõi ja kerameididega. See on imeline, see on umbes 15-20 inkiskoor. Väga tugevad küll lõhnastatud, aga oi kui mõnus, rammus, toitev nämmulõht see on. Et neid ka soovitan soojalt Garnieri Body Food'e vaadata, kui otsid sellise odavama hinnaklassiga, aga samas hea inkiskooriga kehakreeme. Aga ja meigilaud siis endiselt minu vist eelmise aasta ost oli ja eelmisel kevadel ma ostsin endale IGEst sellise meigilaua, olen väga rahul. Tal on ka tore siis ütleme sahtel olemas, kus on mul küllaldaselt tooteid ja siin laua peal on mul ka meigipintslid, juukseharjad, väike peegel, suurem peegel, meigi valgused ja väike ehetekarp ka siin ja salvrätikud. Siis üks uuemaid iluvidinaid, mille ma endale eelmise aasta lõpupoole ostsin, on uus juukseföön. See on siis Babyliss'i Air Power Pro. Kui ma õigesti mäletan, ma panen jällegi lingi alla. Ja esiteks, ma tahan tutvustada seda disaini, sest et see on minu meelest imeilus. Käima käib siit tagant ja siis siin ees on siis nupud, kus saab siis kas panna temperatuuri või siis kiirust. No on ikka klassika. Aga ta on lihtsalt minu meelest imeilus. Päris kiiresti kuivatab, mõnusalt ioontehnoloogiaga, ehk siis ta vähendab ikkagi minu põhimuret, mis mul juustega on, ehk siis kahu. Nii et kuivatame natuke juuksed kuivamaks. No tõesti, võtab üllatavalt vähe aega. Tahaks öelda nagu paar minutit ja tegelikult mu juuksed on täiesti kuivad. Et kes otsib endale uut fööni. See on lihtsalt imeilus ja väga tubli töötegija. Siis koos selle nii-öelda tavalise fööniga ma otsustasin hakata proovima ka siis harja, ehk siis ütleme sellest mõttes sellist rullharjaga föönitamist juustel. Ma olen seda nüüd natukene harjutanud, ma kindlasti ei ole veel ekspert, aga see tõesti töötab. Kes tahab siluvat, sellist blowout, ütleme efekti, siis ja sul on väga hea föön endal olemas, siis soovitan osta rullharja. Mul on Olivia Gardeni oma. Tal on kahesugused need. Üks on siis nii-öelda nagu tavapikkus ja teine, mis mul on pikem. Ehk siis siia mahub nagu rohkem juukseid selle
harja külge või peale. Nii et selline juuksehooldus on olnud ka viimase poole aasta suur teema, sest et mul on üle aegade, ütleme, väga pikad juuksed. Mul oli pikalt siin poisipea, lühike poob, et nii pikk juukseid mul ei ole ammu olnud. Ja siis tuli selline mõnus soov, et tahaks ikkagi neid ka kuidagi sättida, soengusse, väikest volüümi, silumist, et seda kahu vähendada ja ka võib-olla väikest sellist mõnusat blowout juukse lukki siis. Ja see ei ole tegelikult kõik. Ma tahan veel ühte toodet või siis seadet näidata, mille ma ostsin ka nüüd vist novembris või detsembri alguses. Ma ostsin endale kuuma rullharja. See on Trade House'ist soetatud Cera Infrared Hot Styling Brush. Mul on 32 millimeetrise läbi mõõduga. Korra haaran siit. Ma ostsin endale sellised nagu niisugused lõksud ka, millega saab nagu juuksed kinni panna eest ära. Aga see nüüd on siis kuumahari, mis ma endale ostsin. Jällegi ta põhimõtteliselt on nagu sarnase loogikaga nagu see rullhari. Ta lihtsalt läheb ise kuumaks, sa ei pea kasutama samal ajal siis fööni. Temaga stiliseerimisel on siis vaja, et juuksed on kindlasti kuivad. On siin mingi paar karva jäänud. Juuksed peavad siis olema tõesti kuivad, kui sellega nagu töötada ja kindlasti kasutada kuumakaitset. Täpselt sama tegelikult nagu fööniga. Mulle meeldib, et siin saab ka vahetada temperatuuri, valida 180 kraadist kuni 230, kui ma õigesti mäletan. Sellega on olnud nii tore tegutseda. See on palju lihtsam, kui ma arvasin. Paar TikTokist sellist videot vaadatud ja juba saab väga mõnusalt toimetama hakata. Ja ta tõesti nagu silub juuksed väga hästi ja võtab mul kahu ära ja annab ka natukene sellist väikest lokikest siia alla. Et ma olen väga nautinud seda. Ma natukene näitan täna teile seda ka. Paneme ta siis käima. Siin ta koheselt vist näitab 180 kraadi. Ma panen praegu sellise 200. Ma olen teda kasutanud täiesti niimoodi, et mõnikord ma ikkagi teen juuksed sektsioonidesse ja siis teen, ütleme, kõik sektsioonid eraldi käin läbi. Mõnikord ma olen hakanud lihtsalt siit kuskilt minema, võtnud lihtsalt mingeid osasid juustest ja läinud lihtsalt ümber ringi, ütleme, kuidas kunagi. Aga mis on nüüd kõige olulisem? Ma haaran enda selle sama rullharja, et juuksed oleksid kuivad ja et juuksed oleksid läbi harjatud, sest et muidu see rullhari lihtsalt tõmbab su juuksed välja. Et seda kindlasti ei taha, et juuksed peaksid olema läbi harjatud ja ilma pusadeta. Ma alustan kuskilt siit külje pealt. Ma võtan sellise mingi alustuseks väikse salgu. Ma teen ka temaga niimoodi, et ma lihtsalt nagu käin temaga nagu juuksed paar korda läbi, lihtsalt silumise eesmärgil, sest et mul on seda kahu. Ja siis keerutan ta siia sisse. Natukene hoian siin mingisugune, ma ei tea, 4, 5, 6 sekundit. Ja siis lasen ta lihtsalt keerutades välja. Ja jääb selline mõnus väike laine juustesse. Et ülinunnu ja väga-väga lihtne ja kiire. Nii et kui siit nüüd võtta, siis lihtsalt minna edasi. Et on lihtsam kui arvata. See nüüd koht on nagu oluline, kui siin hoida, eks ju, ja siis kuidagi tahta lahti keerutada, et juuksed võiksid olla mõnusalt pusavabad, siis nad ei jää sinna kinni. Ja lihtsalt lased niimoodi lahti ja lõpu võib-olla tõmbad niimoodi, et siis peaks olema kõik okei. Ja kui tahta nüüd, siis võiks ka siia otsa veel rulli keerata, et neid, ütleme, lokikesi, lainekesi nagu rohkem aidata sisse jätta. Keerutada need kokku, mis iganes, et siin neid variante on. Ja siis, kui ma olen käinud, ütleme, kogu juukse otsa niimoodi läbi, on ju, ja ma näen, et mul ikkagi siit pealt poolt on natukene sellist kahu või karvasust, siis ma lihtsalt kammin taga nagu läbi juuksed ja haaran veel siit pool pead juukseid kokku. Käin veel niimoodi terve juukse otsa võib-olla läbi paar korda, et siin veel
võtan nad kõik nagu selle otsa, selle nii-öelda rulli peale, lasen läbi, et olen mänginud siin ühte ja teistpidi ja väga-väga mõnus. Et kui sul on kahu ja tahad väikest sellist mõnusat lokikest kuhugi juukse otsa. Ja ma arvan, et see võttis praegu aega mingi, vaatan korra kella, võib-olla 10 minutit, 15 minutit. Aga nüüd ma tunnen, et kuna me hakkame tegema meiki, siis ma keerutaks selle juukse otsa seda sama pidi siis endale siia kuklasse väikseks krunniks. Täpselt samamoodi ka see laseb juustel kuidagi olla selles ja jääda sellesse lokikesse natukene kauemaks. Nii, ma avan oma meigisahtli ja tahan teile alustuseks jagada ühte uuemat toodet, mis on Madaral välja tulnud. Selleks on siis Madara Hydra Glow peptiididega selline niisutav hüroonhappe baasil seerum, aga ta ei ole mitte tavaline seerum, nagu sa näed, siis ta on ülimalt sillerdav. Ta on mõeldud siis meigiprimerina või sära andva, ütleme sellise seerumina kas jumestuse alla või üksi kasutada või siis segada sisse jumestuskreemi. Et võib kasutada või enda päevakreemi või tavalisse niisutavasse kreemi, sa tahad väikest sellist sära nahale, et teda annab kasutada mingi 10 erineval viisil. Ta on hästi mõnusa kerge vesise konsistentsiga, selline keelias, kindlasti mitte raske, et rasused nahad peaksid sellega väga hästi hakkama saama. Ja mis mulle ta juures meeldib on see, et see sära osake ei ole üldse tugev, ta ei ole selline glitterias ja ta ei jäta nahale suurt ebaloomulikku sära, vaid ta annab sellise suurepärase mõnusa niisutatuse ja hästi-hästi õrna kuma. See nüüd on nende limited edition ehk siis ütleme mingid piiratud aja saadaval toode, nii et ma ei tea, kui kaua seda veel jagub, aga ma olen seda väga nautinud. Kui sa mingeid selliseid tooteid otsid, siis see on üks väga soliidne variant. Ja jällegi Madara kõik tooted on ilus kosmossertifikaadid, orgaaniline kosmeetika, imeilusinki. Siis jumestustoodetena mul on praegu rääkida 2 uuemast, ütleme sellisest jumestuskreemi laadsest tootest. Ja need on siin, Madara ja Sei. Alustan sellest Seist, sest et see nüüd on selline õrnema katvusega, mineraalse SPF-iga, siin on tsinkoksiid sees, selline niisutav justkui päevakreem või toonitud kreem, BB-kreemi moodi. Ta tuleb pumppudelis ja Sei kosmeetikat mina ostan Cult Beauty e-poest. See nüüd on olnud ülimõnus selliseks igapäevaseks, kui ma ei taha tugevat jumestuskreemi kihti ja kui ma tahan natukene nahale anda niisutatust, SPF-i kaitset ja kerget tooni ühtlustamist. Imeilus. Natukene tahab minu rasusemalt teetsoonil sisse puudeldamist, lihtsalt sellepärast, et ma tahan, et ta jääks püsima päeva lõpuni. Ja ma ei taha, et ta oleks nagu nii läikiv, sest ma olen ka selle peale meigiilusti teinud. Ma olen kasutanudki seda nagu jumestuskreemi asemel. Aga muidu soe soovitus, et mulle on väga meeldinud. Kui sa ei pelga nüüd sellist natukene säravamat tulemust. Ja siis minu kõige uuem meigitoode, mida ma olen nüüd vist korra kasutanud alles, on Madara siis jumestuskreem, et ta seisis mul natuke aega sahtlis, sest et minu NARS Light Reflecting Foundation sai nüüd otsa. Ja ma tahtsin selle lõpuni ära kasutada, see on järgmistes tühjades pakendites kindlasti esindatud. Siis nüüd eile avasin siis uue aasta puhul uue jumestuskreemi. Madara siis selline mõnusalt tuubi sees olev jumestuskreem. Ta on ka pigem sellisema niisutavama mõjuga. Ma küll puuderdan alati ka jumestuskreem, et see on mul nagu selline kindel asi, mida ma teen. Aga ma nüüd neid 2 Madara toodet üksteise peal ei olegi kasutanud, nii et vaatame siis, kuidas need välja näevad. Mis mulle selle Madara jumestuskreemi puhul meeldib on see, et ka tema
jääb pigem väga loomulik, et sa saad seda nagu üles ehitada. Ta ei ole koheselt nii tugevalt kattav. Oleneb muidugi, kui palju sa paned ka nahale kindlasti. Aga juba näha praegu, et siia põsele panin, siia ei pannud, et ta teeb sellise väga loomuliku tooni ühtlustamise. Jällegi, orgaaniline kosmeetika koostise osas ei pea tegema mitte ühtegi allahindlust ja on ikkagi nahahoolduse poole kaldu olev jumestuskreem kindlasti. Kasutan Browsi pintsleid, et need on mul juba hea mitu aastat. Väga soovitan. Eesti bränd. Uuel aastal kindlasti jätkan täpselt samamoodi ilutoodete vallas siis nende toodetega, mille inki on ilus, pigem ikkagi roheline, puhas. Minu käe alt, minu soovituste alt ei tule kindlasti ühtegi toodet, mis on punaste koostisainetega. Tahaks kindlasti vältida, millel on ka liiga madal skoor, isegi kui punaseid ei ole. Nii et ütleme selline 9-10 minimaalselt võiks olla toote siis inkiskoor. Kreemiatest, bronzeritest on mul kasutuses endiselt oma 2 lemmikut siis väga odavast kosmeetika vallast. Essence'i siis Baby Got Bronze ja Catrice'i Soft Glam Filter Stick. Need on nüüd imelised. Soft Glam Filter Stick on palju kreemisem ja mul on ka tooni mõttes ta ei ole kõige tumedam, et ta jääb väga loomulik. Hästi mõnus nahale kanda. Mõlemal on üllatavalt ilus inki. Ja siis Essence'i Bronzer Stick on siis natukene tugevama pigmendiga. Mõlemad on super. Seda ma isegi joonistan ise nagu sellest pulgast nahale, seda ma pigem haaran sellest pulgast pintslile ja siis pintseldan nahale. Aga täna ma ei taha kumbagi nendest kasutada, sest et meil on bronzerina täna uus. Meil on mingi madara video täna, meigi mõttes madara video, sest et ma ostsin endale nüüd aasta alguses ka uue puuder bronzeri päikesepuudri madaralt, mida ma tahan siis täna teile näidata. Aga enne, et ma saaksin üldse sinna minna, siis mul oleks vaja nägu üle puuderdada. Essence'i Fix and Last 14 tundi lausa, selline tolmpuuder. Jällegi väga hea inkiga, üks soodsamatest, aga parematest inkiskooridega puudritest, mida mina olen leidnud. Ja on kindlasti talgivaba, et puudrite osas, meigi osas üleüldiselt mina talki väldin. See puuder ei ole nagu liiga kuivatav, jätab väga loomuliku lõpptulemuse. Midsummer Soft Silk Mineral Bronzer. Minu meelest selle inkiskoor oli umbes 16-20 ja ma haaran siit Browsi F04 pintsli. Mulle meeldib ka see, et kui ma seda võtan, siis teda ei lenda igale poole, ta on väga ilusti selle kompakti küljes kinni ja ta tulemus on väga selline siidine, peaaegu aimamatu. Väga ilusti annab teda hajutada. Ma olen vist täna nüüd kasutan 3. kord seda ja ma olen tõesti väga rahul. Annab väga mõnus efekti. Tõesti. Ja jääb üllatavalt loomulik. Siis ma tahtsin jagada ühte kreemiat põsepuna, mis on ka üks uuematest, mis on minu ellu jõudnud, on Astra Makeupi kreemias põsepuna. Ma ei mäleta enam, kas siin on kirjas, et mis värvitoond on, aga minu meelest mul oli 01 esimene. Kõige, ütleme, sellise neutraalsem, heledam. Need Astra kreempõsepunad on üllatavalt okei inkiga. Nüüd peast ei julge öelda nii täpselt, aga minu meelest ta jääb siin umbes 9-10 kanti ja kasutan selle peale kandmiseks Real Techniques'i 200 pintsleid. Et mulle on meeldinud väga see toon, sest et ta jääb üllatavalt neutraalne, selline igapäevane, väga mõnus. Et ta ei ole liiga külm, ta ei ole liiga roosa, ta jääb selline kerge igapäevane. Astra Makeupit ma olen ostnud Notino e-poest. Seal on päris hea valik.
Lõpptulemus põsepunal siis sellel kreemial on pigem matt, et tal ei ole mingit sädelust ega midagi sees. Ja näete, täiesti mõnusalt sai hakkama ka nii, et panna puuderdatud nahale. Ei jäänud üldse ebaühtlane ega kuidagi veider. Nii, ma vahelduseks haaran kulmud. Ma kasutan Catrice'i siis Color and Fix kulmukeeli, mis on toonitud. See mul hakkab juba otsa saama. Kulmutoodetena olen küll kasutanud endiselt, kas siis Essence'i Make Me Proud või siis seda Catrice'i oma, sest neil on päris head inkid ja neil on ülihea hinnaklass. Ja nad on nii kiired, et lihtsalt kulmud nagu läbi harjata, annab natuke tooni, veidi siis kinnitab, nad kindlasti ei ole nagu üleni ära kinnitanud. Aga mulle vist ei meeldigi see tunne. Siu-siau ja ongi tehtud. Kõige uuem põsepuna, mida ma tahan ka väga jagada, on Sei kosmeetikalt. Ma ostsin selle nüüd vist Black Friday ajal minu meelest koos selle sama Sei sliptindiga. Ja see tuleb mul värvitoonis Mia. See on nende selline küpsetatud siis põsepuna ja tal on nagu hästi-hästi õrn väike kuma ka. Hästi ilus. Ja siis, et oleks ka seda põsepuna väga mõnus peale kanda, siis ma haarasin endale ka Sei põsepuna pintsli. Et need kaks on olnud üks imeilus kombo. Et ma ei pane seda väga palju, sest et mul on see kreemis põsepuna juba all, aga natukene, et lihtsalt ta nagu kinnitada. Jällegi tooni mõttes täpselt selline igapäevane, mitte liiga külm, mitte liiga kuidagi barbiroosa, et väga-väga ilus. Ja ka see põsepuna on olnud väga-väga lihtne kasutada, ilusti hajub ja jätab naha nii mõnusa kerge kumaga. Täpselt see toon, et mis ma tunnen, et sobib nagu iga meegiluki juurde. Soovitan soojalt Sei kosmeetikat uudistada. Ka nende koostised on imeilusad rohelised, üllatavad rohelised isegi, et nad teevadki puhast kosmeetikat. Ja hinnaklass ei ole ka tegelikult liiga krõbe. Ja siis üks viimane toode Madaralt, mille ma sain kingituseks nüüd aasta lõpus, kes siis otsib veel ühte sära oma ellu. Siis Madaral on tulnud ka välja särapuudrid, Moonlight Soft Glow Highlighter. Ta tõesti nüüd nimetusena soft glow, et ta jääb imeliselt õrnalt. Ta on nagu pigem selline lihtsalt kuma. Tal ei ole tugevat glitterit. Sellega võib nüüd nagu minna väga-väga julgelt sisse, et ta jääb lihtsalt nagu niuke särav loor nahale. Ripsmedušidest tahan jagada ühte siis Catrice'i uuemat ripsmeduši, mis tal on välja tulnud, Tubing Stay in Place. See nüüd on see ripsmeduš, mis tuleb maha ainult sooja veega. Tal on väga-väga selline pigem sale aplikaator, plastikaplikaator ja see nüüd tõesti tuleb ära sooja veega. Ei pudise, ei lähe laiali, püsib õhtu lõpuni väga ilus. Et seda soovitan soojalt. Mulle meeldib, et selle aplikaator on selline hästi eraldav. Ta ei jäta ripsmeid kindlasti mitte kuidagi üksteise külge. Nii, ma loodan, et siit on natukenegi näha, et sellele silmale olen ripsmeduši kandnud ja teisel veel seda ei ole. Et ta jääb kindlasti pigem sellisem igapäevase, mitte liiga dramaatiline. Nii ja muidugi sellise igapäevase jumestuse juurde, mida me täna tegime, kuuluvad huuled. Minu üks vaieldamatult lemmikkategooriatest, et kindlasti tänasest videost haara endale see, kui sa ei ole veel seda kasutanud ja proovinud. Ja nüüd jagan sulle 2 huuletoodet, mida ma olen saanud nüüd katsetada hea mitu nädalat ja mis on mind mõlemad üllatanud soojalt. Esiteks huulepliiatsina tahan sulle jagada täna Mesauda kosmeetikalt. Nende Artist Lips ja värvitoonis 103 Almond. Väga ilus igapäevane nude ja Mesauda kosmeetika osas ka väga
hea hinnaklassiga ja uskumatult ilus inki, umbes 15-20. Huulepliiats, mida võib põhimõtteliselt süüa. Ja täpselt selline toon, mis sobib nagu kõigile. Igapäevane toon, hea peale kanda. Ma ei jõua seda ära kiita, see on super. Ja et anda ka natukene siis huultele niisutust, natukene värvi ja natuke läiget, siis täiesti uuenenud koostisega on tulnud välja nüüd Yoigi huuleõlid, et nad peaksid olema nüüd veel kaua püsivamad ja parema pigmendiga. Ja mul tuleb see värvitoonis Ruby Red. Ta tundub nagu ülipunane, eks ju. Aga tegelikult jääb väga-väga mõnus kanda ka igapäevaselt. Niisutab see huuli, annab mõnusa läike, kerge tooni. No kuna tegemist tõesti on huuleõliga, siis jällegi ta ei ole nii kaua püsiv. Peab aegalt juurde panema, aga ta tõesti kulub ära väga naturaalselt, väga, ütleme, loomulikult, isegi see punane toon. Nii et Yoigi huuleõlisid ka uudistage. Ja kes veel ei teadnud, siis Yoigi kõik näohooldustooted, kehahoolduse kohta ma ei tea rääkida. Ja näohooldus ja meik on kõik Ecocert Cosmos sertifikaatidega, kõik koostised on orgaanilised ja inki on imeilusalt roheline. Nii, aga võtame need juuksed korraks nüüd siit lahti. Nad on saanud seal natukene olla. Ja näete, nagu ta jääb natukene selline mõnus. Selline on siis minu niuke klassikaline igapäevane meigilukk. Pigem palju põsepuna, mõnus kumav nahk ja huuled on kirseks tordil. Aitäh sulle, et sa täna vaatasid. Kui sul on mõni küsimus, anna mulle märku. Panen sulle kõigi toodete lingid, mis ma leian video alla. Ja me näeme järgmises videos. Ciao!